hommik. Kohila on jäänud selja taha. Käes on 4. sõidupäev. Magasin väga hästi. Üllatav oli leida majutusest selline voodi, mis vastas minu eelistustele. Ehk siis siuke hästi kõva voodi. Mitte hästi kõva, aga kõva voodi. Et see oli väga teretulnud. Tavaliselt on igal pool väga pehmed voodid. Ja nii. Siin on ees mingi telliskivi. Ei tea, kas siit edasi saab üldse. Ühesõnaga, magasin hästi. Eilne oli väga emotsionaalne. Tavaliselt selleks, et see 3. päev oleks selline eneseleidmispäev, peab sellele eelneva päris korralik kogus ebamugavust ja füüsilist väsimust, pingutust. Et kevadisel matkal sellist asja ei tekkinud, aga eelnevatel aastatel on see olnud täitsa olemas. Ja see on selline vabastav ja puhastav. Aga vaatame, mis tänane päev toob, mis on tänane väärtus, millele ma siis keskendun. 2 asja. Esiteks ole oma soovidega ettevaatlik. Et kui ma päris alguses rääkisin trassi planeerimisest ja soovist vähem ratast lükata ja rohkem sõita, siis nüüd sain korralikult ukerdada jälle ratas käe kõrval. Ja teine asi, et sellised sooloüritused annavad väga hea võimaluse praktiseerida oma väärtusi. Sõitsin, nagu enne eelmises lõigus ütlesin, sõitsin mingi kohani, kus oli telliskivi ees. Otsustasin, et sõidan sealt läbi. Tegemist oli turbokaevandusega. Mingit aeda ei olnud. Mõtlesin, et sõidan läbi, et eks teisel pool on ka midagi sarnast, et saab välja. Aga teisel pool otsas 3 kilti eemal oli võrkaed ja suur värav lukus, liikumisandurid, mingid soojakud ja alarmid. Nuputasin seal tükk aega, et mis teha. Selle aja peale läksid seal mingid alarmid käima. Jäid küll kohe vait, aga ilmselt andsid mingile vennale teada, et on vaja kohale lennata. Aga mis ma ikka paanitsen seal. Vaatasin, et ega seda aeda ju ümber terve territooriumi ikka ei olnud, et leidsin suhteliselt lähedalt koha, kus aed lõppes. Ukerdasin läbi osa teisele poole aeda. Seal oli talumehe viljapõld. Mööda viljapõllu serva lükkasin ratast vaikselt ja jõudsin ilusti teeni tagasi. Ei jäändki väga pikalt. Ja siis vaatasin, mingi vend lendas autoga kohale. Aga mind, ma ei tea, kas ta ei näinud või pannud tähele. Igal juhul keegi mind taga ajama ei tundnud. Ehk siis, kui mind kuskil sotsiaalmeedias läbi mingite turvavideote otsima hakatakse, ehk siis andke mulle teada. Palun vabandust. Ei tahtnud midagi halba. Ei käinud vargil, lihtsalt tahtsin kõige otsemat teed Kohilast Rapla poole pääseda. Sorry. No ja jõuangi siis kõige selle eelneva juurest eelnevaga seoses oma tänase väärtuspaari juurde. Ja selleks on autonoomia ja elujõud. Ma arvan, et need 2 on sellised, mis vajavad natuke rohkem selgitamist, et mis ma nende all mõtlen.
olen introvert ja introverdina igasugune inimestega koos olemine ja seltskonnas olemine on minu jaoks hästi energiakulukas. Et on inimesi, kellele on seltskonnas olemine vastupidi energiat andev, näiteks Mari-Liis. Aga minu puhul on vastupidi. Et ainuüksi seltskonnas olemine ja vähe sellest, et kui peab veel sotsiaalne ka olema, suhtlema, siis see on nagu eriti energiakulukas. Seetõttu minu jaoks ongi oluline igasuguseid selliseid tegevusi prioritiseerida. Et ma ei tõmbaks ennast täiesti tühjaks, et ma ei kulutaks oma elujõudu ära, vaid seda jääks ka mulle endale alles. Ja autonoomia osas siis, et jällegi introverdina ma vajan hästi palju aega omaette olemiseks. Ka selline matk nagu praegu on minu jaoks ääretult oluline, ääretult tugevalt laadiv. Ja elujõu koha pealt veel elujõud ehk siis vitaalsus on jällegi seotud tugevalt minu üleeilse väärtusega tervisliku heaoluga. Ehk et soovin, et mul oleks jõudu, elujõudu veel pikkadeks aastateks. Ma jõuaksin teha neid asju, mida ma soovin teha ja mida ma tahan teha. Ja mis puudutab autonoomiat pereelus, siis lisaks igasugustele ühistele tegevustele, mis me Vanniga teeme ja prioritiseerime, hästi oluline on jätta üksteisele ruumi oma tegevusteks, oma hobideks, midagi, mis on teist inimest laadiv ja olla selles suhtes siis omalt poolt hästi toetav. Mannil on näiteks selleks hobused ja ratsutamine ja oma talliseltskond, mis on tegelikult hästi äge, et tal selline võimalus on olemas. Ja minul siis igasugused pikad rattasõidud ja matkad ja muu selline. Autonoomia on väärtus, mida ma pean hästi oluliseks ja hindan ka tööalaselt professionaalses keskkonnas. Ehk kui ma siin 2 aastat tagasi panin kokku oma user manuali, siis sealt tuli väga selgelt välja, missugused tööülesanded mulle sobivad, missugune tööstiil mulle sobib, mis on mulle töö ja töö tegemise juures kõige sobivam viis. Ja selgelt joonistus välja, et ma olen tugev individual contributor või siis üksikpanustaja. Pean saama aega asjade läbimõtlemiseks. Pean saama aega asju seedida, üksi läbi mõelda. Et mingid asjad on loomulikult sellised, mis tuleb teha grupitööna, aga üldjoontes selline, kuidas ma ütlen, mingi grupitöö vorm mulle üldse kohe ei sobi, et kuule, teeme koos selle asja valmis. Et ideid võime genereerida, aga ma pean saama üksi nagu läbi mõelda. Ja sellega seoses ma siis juba siis hakkasin natukene ka mõtlema selle peale, et mis võiks olla minu tuleviku roll, kuhu suunas siis ennast profileerida. Kus on siis peitunud minu jaoks suurimad autonoomia õppetunnid. Eks ikka loomulikult
teismelise kasvatamise juures. Et mina selline endine kõrgendatud kontrollivajadusega inimene, eks mingi hetk ma pidin nagu enda jaoks aru andma, et laps on omaette isiksus, laps vajab autonoomiat. Ma ei saa vorpida minimiid. Tal peab olema oma tee käia. Ma saan seda toetada, aga ma pean andma talle tema vabaduse. Selle kohta üks noorte psühholoog, teismeliste psühholoog ütles ühes podcasti episoodis, et me vanematena kipume võtma lapsi kui bonsai-puid. Et üritame kärpida oksa siit ja kärpida oksa sealt ja voolida seda puud selliseks, nagu meie tahame. Aga et see ei ole õige lähenemine. Et lapsed, need on nagu põllulilled, et igaüks on erinev ja erinevas koosluses ja kasvab erinevalt. Ja minu jaoks oli väga hea metafoor. Et vot nii. Ja kuidas ma saan praktiseerida enda väärtusena autonoomiat, kui ma seda teistele ei jäta. Tänane trass on juhtunud kuidagi siuke hästi huvitav. Et on igasugust teed. Hätta lükkamisest juba rääkisin. Kaardi peal oli kirjas ühes kohas, et on kergliiklustee. Tegelikult oli äärmisel juhul kitserada. Siuke tee ja siis on olnud siuksi mõnusaid piisava pikkusega taganttuule asfaldilõike, kus saab jälle natuke vajutada. Kõik on mõnusalt vaheldusrikas. Nii, 6 tundi ja nõks peale. Tänane sõidupäev tehtud. Olen otsapidi Pärnus. Käisin just rannas. 10 meetrit rannast on kõige lähem, kuhu ma praeguse ajal randa olen üldse valmis minema. Pole väga rannahunt. Aga nii on Pärnus kohal. Täiesti juhuslikult sattusin ranna ääres kergliiklusteel kokku sugulasega, kes oli tulnud Pärnusse suvitama ema juurde. Oli tore kokkusaamine. Nüüd on aega parajaks, 10 minutit on check-in'i aega. Ja siis lähen korterisse ja hakkan jälle pesu pesema ja ratast hooldama. Käisin leivakast söömas, väga hea pitsa, lisaks väga headele saiakestele. Ja nii on. Tänane autonoomia ja elujõud said siis kokku võetud. Hea sugulane küsis minu käest, et kas Mann niimoodi lubabki üksi käia. Jaa, lubab, sest Mann teab, et mul on selliseid käike vaja. Ja samamoodi on Mannil vaja oma asju ajada ja oma käike teha. Et nii on hea. Et ma arvan, et ma täna rohkem ei räägi, midagi otsa siia ei pane. Et näeme homme hommikul.